mina olen Loolele Anna. Tead, ma sain just kirja. Julius Harri kutsub mind laevale aardejahile. Kas sa tuleks koos minuga? Me saame laevale minna. Kui põnev see on. Tule lähme! Oo, Julius Harri Aarete kaart. Oo, see on ju laevaplaan. Ahaa. Nii, ja see on avastaja pass. Ja siin on isegi minu nimi kirjas Loolele Anna. Külasta kõik 7 kohta Baltic Queen laeval. Tee ülesanne, kleebi siia oma kleeps. Kui kõik kleepsud on passi kleebitud, siis saare ongi sinu. Ossa, kas ma saan veel lõpus endale aarde ka? Väga põnev. Harri, kuhu ma pean minema? Sinna. Ma nüüd lähen aarde jahti tegema. Nii. Ma olen praegu poodide juures 6. korrusel ja mul on vaja saada kajutisse, mis asub 9. tekil. Ehk siis mul on vaja 3 korrust üles minna. Nii. Ja trepid on mul seal, nii et me kohe lähme trepist ülesse. Nii. Ma pean praegu minema 9. tekile. Nii, vaatame, kas ma olen 9. tekil. Nii. Ma olengi 9. tekil. No aga kus see kajut siis on? Lähme otsime. Ossa. Vaata, mis värvi need uksed on. Nad on rohelist värvi. Vaata, kõik need uksed ongi kajutid ja siin saab magada. Vaata, see uks on lahti. Tere. Ossa, selline kajut, siin on diivan ja siin on isegi duširuum ja tualett. Nii. Ja siin on voodi ja vaata, Harri on siin. Nii, ja sa jätsid mulle siin ühe ülesande. Tolmuimeja. Mulle tundub, et ma nägin tolmuimejat koridoris. Nii, selline pikk tolmuimeja. Kus see nupp on? Ahaa, siin on võti. Ja see võti peaks käima äkki siia. Ossa. Kas see nüüd juba töötab? Töötabki, jah? Wow. Nii, teeme siis selle toa puhtaks. Nii. Siin laevas on kokku 927 kajutit ja siia üldse kokku mahub 2800 inimest. Ja kujutad ette, kõiki neid kajuteid on ju vaja iga päev koristada. Nii et siin laeval töötab päris palju koristajaid. Et ikkagi kõigil oleks hea, mõnus, puhas ja ilus olla. Kajut. Hurraa! Nii. Ja nüüd on aeg minna restorani. Huvitav, kas sööma? Ossa, see ongi restoran, aga restoran on praegu veel kinni. Enne kui restoran läheb lahti, on vaja ikkagi toit valmis teha. Nii et mina lähen nüüd kööki. Siin on nii palju klaase
ja kõik on metallist. Näed, siia käivad mustad nõud. Nii, vaata, siin on suured prügikastid. Oi, ma näen Harrit. Tere! Nii, mida ma peaksin tegema? Ohoo, tegema salatit. Aga enne, kui me hakkame salatit tegema, meil on mõned väga tähtsad reeglid. Kõik, kellel on pikad juuksed, peavad juuksed ikka kinni panema, eks? Nii. Enne kui sa hakkad toitu valmistama, on vaja korralikult käed ära pesta, ikka seebiga. Nii, paneme seebi. Teeme käed natuke märjaks. Nii. Ja nüüd hakkame käsi pesema. Käsi on vaja pesta vähemalt 20 sekundit. Siis kõik pisikud saavad koos seebiga kätelt maha pestud. Nii. Et ma olen nagu päris kokk. Ja panen pähe kokamütsi. Kokk, Loolala, anna. Vaata, meil on siin tomatid, sibulat, roheline sibul. See on, mis see on? Kurk ja mis värvid on? Kurk on roheline. Nii, alustame sellest, et me koorime selle kurgi ära. Huvitav, mitu kurki on vaja lõigata selleks, et me saaks teha salati 2000 inimesele. Meil igaühel on oma supervõimed, et võib-olla mõni oskab väga hästi kurki lõigata, aga mõni oskab päris hästi laulda või tantsida või mõni oskab näiteks konstruktoreid kokku panna eriti hästi. Nii et mis on sinu supervõime? Natuke soola. Natuke pipart, vaat pipraveski. Nii, paneme veidikene õli. Nii, ja nüüd segame ära. Ma sain nüüd teada, et laeva peal on üks hästi suur köök ja siin töötab päris palju inimesi ja kõik nad teevad süüa selleks, et 2000 inimest saaks söödud. Nii, mina arvan, et ma olen nüüd ühe kleepsu küll ära teeninud. Salat sai igatahes valmis. Nii, järgmiseks me peame minema lastealale. Nii, kus see lasteala asub? Lasteala asub... see asub siin samas 7. tekil. Nii, see peaks olema nüüd kusagil siin. Nii, lasteala. Lasteala! Pallimeri! Kas ma nüüd saatusin Lottemaale? Tere, Lottemaa! Nii. Ai, siin on raamatud. Tšau, Lotte! Wow! Siin on Pallimeri! Tšau, Harri! Nii, Harri, mida ma pean siis siin tegema? Ma pean mängima. Ossa, no seda mulle meeldib väga teha. Harri, ma lähen nüüd mängima. Mis värvi on need pallid? Rohelised. Aga mis värvi on need pallid? Kollased. Aga mis värvi on need pallid? Musta värvi, eks? Nii, ja mis värvi on need pallid? Need on hallid. Hallid pallid. Harri, mul on need mängitud ja mul oli väga lõbus, aitäh sulle. Nii. Järgmiseks me peame minema autotekile. Ja see asub ju täitsa all. Nii, autotekk on koht, kus reisivad autod. Kas selline ongi autotekk? Siin reisivadki autod. Vaata. Ossa ja sealpool.
sealpool on uks, kus need autod sõidavad sisse, vaata. No vot, see laev praegu ootabki autosid. Nii, aga mida ma peaksin siin tegema? Harri, kus on Harri? Vaata, Harri ongi siin. Harri, kas ma pean kokku lugema, mitu autot siia mahub? No olgu. Paneme vesti ka selga. Ma nüüd lähen sinna täitsa ukse juurde ja alustan laeva mõõtmist. Tule! Kas sa oled valmis koos minuga lugema? Nii. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Kuus sammu. See on ikka väga palju. Vaata, siin me näeme, mitu rida autosid siia mahub. Vaata, siin on number 1, see on esimene rida. Siia pargib teine rida. Siia pargib 3. rida ja siia pargib 4. rida. Ehk siis siia mahub kokku 4 rida autosid. Nii, ja nüüd meil on vaja välja selgitada, kui pikk on auto, mitu sammu on üks auto. Lähme otsime mõne auto ülesse ja saamegi ära mõõta. Vaata, siin on üks auto. Me kohe mõõdame, mitu sammu on üks auto. Nii, tulen siia täitsa taha. Nii, loe koos minuga. 1, 2, 3, 4. Osa, see auto on 4 sammu. Nii, me saime teada, et see laev on 206 sammu pikk ja ühe auto pikkus on umbes 5 meetrit koos vahedega. Nii, me nüüd jagame 206 5-ga. ...164. Ehk siis siia ühele poole mahub 164 autot ja siin meil on veel teisele poole mahub ka sama palju ja tegelikult siin on üleval veel autosid. Nii et siia laeva peale mahub ikka väga palju autosid. Ja Harri, aga siia poole mahub 164 autot. Saime teada, kus minu kleeps on. See oli raske. Nii. Olemas. Ja nüüd edasi me läheme uurima ohutust. Nii. Ohutus. Ahaa. Kui laeva peal juhtub mõni hädaolukord ja sa kuulad häiret, siis kõik peavad tulema kogunemiskohtadesse. Vaata, see märk on selline. Vot kui sa näed sellist märki, see tähendab, et siia on vaja koguneda ja see on märk nimega Charlie, C-tähteks. Iga kogunemiskoha juures asub selline ruum, kus on päästevestid. Igale reisijale on ette nähtud päästevest. Vaata, mis värvi need on? Need on oranžid. Päästevestid asuvad ka õues välitekil ja nad on sellistes kastides. Vaata, siin peal saab istuda ja seal sees on päästevestid. Ja lisaks päästevestidele on laeva peal muidugi ka päästeparved. Vaata, nad asuvad siin nendes tünnide sees ja siin on paat. See on ka oranži värvi, seda on hea kaugelt näha. Oi, siin ongi Harri. Tšau, Harri. Nii, mida ma pean siin tegema? Harri tahab, et ma paneks päästevesti endale selga. No olgu, paneme siis päästevesti selga. Nii, kuidas see käib?
nii, see on täiskasvanu päästevest. Aga päästevest on olemas ka laste jaoks, mis on väiksemad. Ja on ka suurtemate inimeste jaoks nii. Vaata, siin on tuluke ja see läheb põlema siis, kui ma peaksin sattuma soolasesse merevette. Nii, ja mida me siin põnevat veel leiame? Ahaa, sa tead, mis see on? See on vile. Vaatame, kui palju hääl ta teeb. See oli ikka väga vali. Ja võt, kui peakski vette sattuma, siis kui sa teed vilega hästi palju häält, siis päästjad saavadki kuulda sind ja osutuda sulle abi. No nii, sellise päästevestiga on küll päris turvaline olla. Ja nüüd me lähme masinaruumi. Masinaruum, see vist asub, kus see asub? Masinaruum asub kõige all. No võt, nüüd lähme sinna. Loeme koos numbreid. See on number 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ossa, siin laeval on 10 korrust. Kui vinge. Aga mis number oli puudu? Mis number oli puudu? Ja number 1 oli puudu. Sinna esimesele korrusele. Mis seal on esimesel korrusel? Kas seal on see masinaruum? Seal ilmselt on masinaruum. Saame seda teada. Siin on hästi vali, sellepärast on vaja kanda mürad summutavaid klappe. Vaatame, kus see masinaruum on. Siin on päris soe. Vaata, niisugused andurid ja torud. Tere! Otsa, kui tuuline! Siin laeva peal on kokku 4 mootorit. Siin on 1, 2 ja seal pool on veel 2. Tavaliselt töös on vaid 2 mootorit ja kapten võib otsustada, kas on vaja rohkem mootoreid tööle panna, siis kui on vaja suuremat kiirust või on näiteks väga tugev vastutuul või on jää, siis kapten võib panna tööle veel 2 mootorit. Ja siin on laeva süda. Siin kohal juhitaksegi kõiki neid masinaid, mida me sinuga nägime. Üleval kapten annab käsku, mida on vaja teha ja siis siin all seda kõiki tehtakse. Vaata, kui palju erinevaid nupukesi ja andureid. Vaata, ossa. Harri, sa oled siin. Nii. Ossa. Mis ülesande sa mulle välja mõtlesid nüüd? Kas ma pean vaatama, mis siin kastis on? Nii. Oot. Nii, see on. Harri! Vau, mis see on? Kas ma pean neid asju kokku panema? No olgu. Need siin on mutrivõtmed. Ahah, need on siin poldid. Need on kõik eri suuruses. Ja see siin on selline kaar. Ahah, ma pean tegema täpselt selle pildi järgi. No proovime. Nii, ma pean nüüd välja selgitama, milline on õige mutrivõtti. Ei, see on vaja suuremat. Kas see on, oota, valele poole.
ma nüüd tean, milleks mul seda teist on vaja. Ma saan hoida seda paigal ja siis ma saan teda hästi kõvasti kinni keerata. No kuulge, see on nüüd väga hästi. Teeme selle teise kiiresti ka ära. Aga see võiks vabalt olla minu uus hobi. Nii. Oh! Tead, mis? Ma juba tegin valesti. Ma panin selle poldi valet pidi, et see siit väljaspoolt peaks olema, mutter peaks olema väljaspoolt, aga mina panin teda sissepoole. No kuulge, no võtame siis kiiresti lahti. Kui hea, et see mulle vähemalt seda ajalist piirangut ei pannud. Oi, nii. Nii, vaata. Ja see on samamoodi. On küll! Ma tegin ära! Ja nüüd ma lähen kapteni sillale. Tere! Kapteni sild. Kas see ongi kapteni sild? Oh! Tšau, Harri! Kui tore sind jälle näha! Tere! Mina olen Loolale Anna. Tere päevast, Anna. Mina olen Roland Levendik, selle laeva kapten. Kapten! Ma ei ole mitte kunagi varem kapteniga juttu rääkinud. Vaata, kapten! Ma sain teada, et laev on nagu üks suur linn, kus on olemas restoran, on olemas poed, on olemas isegi toad, kus on voodid ja dušš ja WC. Siin on olemas autoparkla ja siin on olemas veel ka lava, kus saab bändi kuulata ja veel saab ka tantsida. Siin on täitsa tantsusaal olemas. Siin on olemas ka arstikabinet, aga ma käisin näiteks masinaruumis ja ma sain teada, et laeval on olemas suur mootor, mis niimoodi keerab, ajab seda vett ja siis sellega laev saab sõita ja siin laeva peal töötab väga palju inimesi, kes kõik teevad kõike selleks, et inimestel, reisijatel siin laeval oleks hea olla. Väga õige, suurepärane. Siis oled sa täpselt õigel teel ja ma saan sulle julgelt anda ka kapteni silla rooliratta märgi. Palun, ole sa nüüd hea. Kleebi see endale juurde. Vaata. Rooliratas on selle asja nimi. Rooliratas. Aga aare, ma nüüd pidin aarde saama. Vaata, Anna, kõige suurem aare siin laevas käimise järel on need teadmised, mis sa siit laevast ja merelt oled saanud. Nii et ma annan sulle sellise tärni. See on märk sellest, et sinu teadmised on tõesti tärni väärt. Ossa, nii. Kõige tähtsam aare on teadmised. Aga kapten, mina tahaks siis veel teada, ma tahaks teada, mida kapten siin üldse teeb, kuidas kapten juhib laeva, kas see näitaks mulle? Tule, ma näitan sulle, kus on laevarool. See kõik, mis selle laeva liikuma paneb, on masinad seal laeva taga. Aga see, kust laeva juhitakse rooliga, näed, see on see koht siin. Et kui sa nüüd istud siia selle tooli peale, siis sa näed seda, kuidas rool hakkab liikuma need vasakule ja siis ka paremale. Tee proovi. Aga selleks, et teada, kuhu laeva pöörata, selleks on tarvis kõigepealt vaadata ekraani ja ekraani pealt näha, kus asub laev ja kus on teised laevad meie ümber. Ja selleks, et sa näeksid, kus need teised laevad asuvad, näed, siin on sulle selline asi nagu kapteni binokkel. Nüüd sa vaatad sellest väiksest otsast sisse ja siis sa näed, kuidas purjekad ja laevad tulevad sulle kõik lähemale. Ossa! Siruta käsi välja ja võtta kinni. Oi! No võt, ja kui sa nüüd tahad, et paha tuju ja mõtted lähevad sinust kaugemale, siis keera binokkel teistpidi. Nii. Siis lähevad kõik asjad kaugemale, näed, siis sa teed sedamoodi. Keerad selle binokli selliselt ja nüüd on kõik mured sinust väga kaugel. Oi, kui kaugel. Kas sa näed juba Tallinna sadamat? Varsti hakkame kohale jõudma. Ossa, ja ma näen juba sadamat. Hakkame kohale jõudma. Merereis hakkab läbi saama. Mul on natuke isegi kahju. See oli väga põnev reis.
Harri, suur aitäh sulle, et sa kutsusid mind laeva peale. Mul oli nii põnev, ma sain nii palju uusi asju teada. Vaata, ma sain isegi avastaja märgi, kapten andis mulle. Vot, armas sõber, sina saad ka olla avastaja. Selleks on vaja olla uudishimulik ja tähelepanelik. Aitäh, et olid meiega. Kohtume varsti jälle. Tšau, tšau!